Aga millest seisneb siis nüüd see intellektuaalne tase? Aga ma panen sõrme jälle püsti. Väärtuseks on intellektuaalse ja emotsionaalse ühtsus. Mitte üks või teine, vaid nende ühtsus. Kui emotsionaalsega ei ole tasakaalustatud see ratsionaalne, ja siis on kuri karjas. Aga nüüd tuleb ka füüsiline ja vaimne. Ja siis kõlbeline ja sotsiaalne. Ja kui need 3 telge, eks ole. Ja seda siis peaks vaatama, kuidas see kodus on. Ja kuidas igasugustes lasteasutustes. Lihtne on niimoodi öelda, et füüsiline, vaimne, intellektuaalne, emotsionaalne, kõlbeline ja sotsiaalne. Aga nüüd avad ilusti ja milles see seisneb? Mis siis peab tegelikult olema, et oleks vaimsus, et oleks emotsionaalsus, et oleks ratsionaalsus ja kus on siis normatiivne, kus on ideaalne, kus on hädapärane ja kus on, mille puhul siis võib öelda, et polegi ju. Mis siis puudub, kui saab ütelda, et ei olegi, ei tegelda. Tasakaalu ei ole. Sõna tasakaal on nüüd see sõna, millele ma tahaksin paluda, et kui te kes märkmeid teeb, kriips alla tõmmata. Tähtis on tasakaal, tähtis on ühtsus. See on ühtsuse kategooria. Ja nagu te olete nüüd pannud tähele, niisugune algeline tase on, kus inimene räägib, laps räägib ka sellest, mis ta parajasti näeb. Seda, mida näeb, sellest räägib. Aga selleks, et midagi näha, tuleb leida küllalt palju vaatepunkte. Kordan seda lauset. Midagi näha, tuleb leida küllalt palju vaatepunkte. Ja nüüd tuleb leida küllalt palju vaatepunkte, et näha ennast. Kõigepealt ennast. Ja siis, samamoodi saame vaadata siis kõiki lapsi ja nende vanemaid ja tähendab iga, et inimest näha, tuleb leida vähemalt 10 vaatepunkti. See on nüüd üks põhjapaneva tähtsusega küsimus minu meelest. Õppida nägema ennast ja enda ümbritsevat maailma. Elukeskkond, et elu näha jälle 10 vaatepunkti. Keskkonda näha vaatepunkte. Füüsiline, ütleme, sotsiaalne keskkond, vaimne keskkond, psüühiline keskkond, virtuaalne keskkond, looduskeskkond, tehiskeskkond, keskkond igas mõttes. Ja keskkond ongi see, mis meid ümbritseb. Pole mõtet öelda, et ümbritsev keskkond. See on võine või, eks ole. Ja kui kas või üks nendest on väga räbal, siis pole eriti tähtis, kui head on teised. Kokkuvõttes on kehvasti. Nii et see tasakaal, see terviklikkus, see on nüüd määrava tähtsusega. Järelikult me peame teadma, mis seal põhimõtteliselt peaks olema ja siis peame vaatama, kas tegelikult on. Ja kuidas teha siis, et oleks ja kuidas teha, et hoida. Ja minu soovitus on niisugune või mina teen nii, kas te teete või see on igaühe oma asi. Kui me midagi hakkame vaatama, siis esimene punkt on, mis on seal hästi. Ühes kodus või kuskil lasteaias või mis on hästi. Ja seda, mis on hästi, seda tuleb hoida, tugevdada, kindlustada, kaitsta. Et mitte nii, et mis on halvasti. Kõigepealt, mis on hästi. Ja kui see on ilusti välja toodud, kirja pandud, avalikult niimoodi, see on nüüd selge. Seda peab hoidma, kaitsma. Järgmine küsimus on, mis on kehvasti? Aga me näeme, et midagi on kehvasti juhul, kui meil peas on kujutlus, kuidas on õigesti. Peas peab olema arusaam sellest, mismoodi peab olema. Ja siis saame vaadata, peaks olema nii, aga tegelikult ei ole ju. Järelikult on kehvasti. Ja nüüd tuleb üks niisugune raske lause. Ma tean, et sellest on raske aru saada, aga sellepärast ma kriipsutan praegu väga alla. Seda, mis on kehvasti, ei saa muuta paremaks. Ma ei eksid praegu. Ei saa. Võimalik on muuta tegureid.
tugevdada seda, mida oleks tarvis ja vähendada, nõrgendada ja kõrvaldada seda, mis on kahjulik. Ja kui me teeme mõlemat, tugevdame head ja nõrgendame kehva, ühel hetkel järsku ongi korras. Me ei saa teha korda, me saame luua eeldusi selleks, et läheks korda. Kas see üleminek oli praegu aru saada? See on mingi raske koht, ma tean, et raske aru saada. Aga nüüd, kui me, siis peab järelikult avastama põhjused. Ja täpsemini põhjuste süsteemi. Sõnastama ja avalikustama. Ja nüüd looma meetmed põhjuste kohta. Mitte selle olukorra kohta. Kui me tahame lasteaedades midagi paremaks läheks, siis peame selle analüüsi tegema, leidma põhjused ja looma meetmete süsteemi nende põhjuste mõjutamiseks. Hea tugevdamiseks, halva nõrgendamiseks. Ja siis 3. punkt. Esimene oli hea, teine oli see, mis kehvasti. 3. on nüüd see, mis puudub. Ei saa öelda hea, halb. Polegi. Siis tuleb teha. Aga mitte hädaldada, et vaata, kus paha lugu ei ole. Tuleb teha. Ja 4. on, aga ei tohiks üldse olla. Ja sellest on vaja vabaneda. Sellest, mida ei tohiks olla, Eesti Vabariik, iseseisev Eesti Vabariik 2020, sellist asja ei tohiks olla. Ja siis tuleb vabaneda. Kas keegi tahaks vaielda? Kuidas vabaneda? Kõigepealt tuleb sõnastada, avalikustada, siis vaadata ikkagi, kus põhjused on. Ja võtta põhjused süsteemselt käsile. Aga sellele küsimusele vastamiseks on selles raamatus, mis nüüd enamikul on olemas, mitu teed, innovaatika. Innovaatika ongi teadus uuendustest ja uuendamisest. Ja selles kontekstis on meenutatud 2000 ja rohkem aastat tagasi olnud tarkust, mis on meie päevadeni ka ikka kandunud. Ja see on vanas Roomas juba oli selge, kui üks asi on, kuskil on kehvasti, siis on vaja vähemalt 3 eeldust ja hiljem peab muutma vähemalt 5 asja enam-vähem korraga. Mis need 3 eeldust oli? Esiteks peab olema nii palju tarkust, et avastad põhjused. Miks on nii? Nii palju tarkust peab olema. Kui seda ei ole, no siis ei midagi saa. Teiseks peab olema nii palju oskust, et lühidalt, täpselt, selgelt sõnastada, formuleerida. Mitte udujuttu, kui pikk. Lühidalt, selgelt, täpselt sõnastada. Ja 3. peab olema nii palju julgust, et valju häälega välja öelda, selgelt kirja panna. Kui ühte nendest 3 eeldusest ei ole, siis ei vabane ühiskonnas mitte millestki. See on 2000 aastat tagasi oli juba selge. No, võib-olla jääb kõigist 3. Aga nüüd, kõike võib juhtuda. Aga nüüd need 5 asja, mida muuta. No nende järjekord, ma arvan, ei ole väga tähtis. Ehkki mingi loogika on alati. Esiteks peab muutma koosseisu. Need, kes on ühe asja nässu ajanud, olgu tublidega kuskil mujal. Teiseks peab muutma struktuuri, paiknemist üksteise suhtes. Muidu vana struktuur seab ka uued inimesed jälle vanaviisi tegutsema ja läheb jälle nässu. Struktuuri tuleb muuta siis. 3. peab muutma eesmärke. Siiamaani olid niisugused eesmärgid, aga nüüd me oleme mõelnud ilusti ja nüüd eesmärgid on järgmised. Mis me tahame saavutada? Mitte teha, saavutada. Ja 4. tuleb muuta tegutsemise printsiipe, põhimõtteid, mida järgitakse, mida mina järgin ja teised järgivad ja kõik me oleme otsustanud koos. Printsiibid on järgmised nüüd. Ja 5. peab muutma ka hindamise aluseid ehk kriteeriume. Inimeste tegevuste tulemuste hindamiseks, mille alusel me hinnanguid anname. Kui kriteeriume ei ole, siis on igasugune hinnang bluff. Nii ei tohi teha. Kriteeriumid on vaja avalikustada ilusti, aga kui me tahame muutusi esile kutsuda, siis tuleb kriteeriumid ka muuta. Siiamaani hinnati inimesi, tegevusi, tulemusi niisuguste kriteeriumide alusel, aga nüüdsest peale
on kriteeriumid järgmised. Kui üks nendest 5 jääb muutmata, siis kokkuvõttes ei muutu mitte. Saab sooja saab ja tegutseda saab ja kära saab ja kõike saab, aga muutusi ei saa. Põhiprotsess ka paika panna. No jah, põhiprotsessiks on alati väga täpselt see, mille jaoks antud asi tegevus üleüldse on alustatud. Ma olen mõnikord ka küsinud, et mis on koolis põhiprotsess. Ja siis mulle vastatakse nagu jõuluvanale. No, õppetöö, eks ole, õppekasvatustöö, riikliku õppekava täitmine. Ja niimoodi. Ei ole ju. Selleks ei ole kooli tehtud. Koolis on põhiprotsessiks on lapse areng. Ja kõik, mis soodustab lapse arengut, on teretulnud. Kõik, mis raskendab, kahjustab lapse arengut, seda ei tohiks üldse olla ju. Miks peab hoidma seda, mis kahjustab lapse arengut? Aga nüüd tuleb avastada, mis siis soodustab ja mis raskendab. Seda, mis soodustab, tuleb hoida, seda, mis raskendab, tuleb kõrvaldada. See on järgmine loogika see, kus tänapäevane kooli ja lasteaed üldse tekkisid. No jah, aga see on ajalugu ja eks nad meil praegu sama tadad ju. Vaja ju põhiküsimuseks on, kuidas moodi vanematel tekitada, et saavad tööle minna. Aga see, et kuidas tekitada lapsele soodne kasvukeskkond, kus ta kujuneks niisuguseks isiksuseks, kes on loomepotentsiaal, on see põhiline asi. Ja rahvuslikuks põhirikkuseks, see põhirikkuseks on andekus, anne, see sünnipärased eeldused, see jumalik läige, mis inimesse on sündinud. Aga valdav enamik inimesi ei oska seda üleüldse oluliseks pidada. Ja minu arvates circa 90% või ma ei raske ütelda, andest hukkub enne, kui laps jõuab üldse kooli ikka. Ega see koolis ja lasteaias ju ka ikkagi, kõige tähtsam, et see anne küll ei ole. Aga just anne on see kõige kallim vara, mis inimesel üldse on. Selle peale saab rajada kogu oma tulevikku ja tõttalda ühiskond ka edeneb. Eesti, nii ma ütlen see on fantastiline koht, selle kohast siin on tohutult vaimuvara. Tohutult andekaid inimesi. Pea lõikab lihtsalt arvuldus, et milles see asi on, mida ei tea, Maarjamaa on õnnistatud. Aga suur osa sellest andest kahjuks jääb unarusse ja nivelleerimine niisugune, see on üks väga ohtlik asi. Ja sellepärast mina igatahes olen seisukohal, et see sama hariduskava, millest me eelmise tunnis rääkisime, oleks vaja teha individuaalselt igale lapsele. Igale lapsele individuaalne hariduskava. Kõik lapsed on erinevad, keskmist last ei ole. Ja selle hariduskava aluseks on tema individuaalsed iseärasused. Üks on analüütilise mõtlemisega, teine on sünteetilise mõtlemisega. Üks tahab detailidest üldistamise juurde, teine tahab üldisest detailide juurde. Edasi üks on öökoll, teine on lõoke. Eesti keeles öeldakse siga ja kana, eks ole. Venelastel on žavaronok ja sava. Aga muuseas Hitler ja Stalin olid mõlemad seatüüpi isikud. Enne kella 12 kumbki ei võtnud ju tooni peale. Öö läbi olid ülal ju. Kella 4. Mul on olnud ka, ma ei tea, õnn või õnnetus, aga ühe niisugusega palju aastaid koos tegutseda. Arvake ära, kes oli? Savisaar. Ma Savisaart lihtsalt ei tea. Võib-olla Savisaar ka, aga Marju. Laurit. Jah, enne kella 12 pole suurt mõtet rääkida. Aga ta erakordselt terane inimene ju, aga siis hakkab minema ja öösel kella 2, 3, 4 välja. Hommikul ei ole võimalik. Aga kui laps peab minema kell 8 on kotral tööd, ta magab. Ega laps ei ole süüdi, et ta on sündinud siia selline. Aga ja praegu ma arvan, et see asi hakkab minema selles suunas. Võib-olla me oleme mõtetega praegu natuke ajast ees, aga meditsiinis läheb ka samas suunas ju. Individuaalne, personaalne meditsiin, eks ole.
tehakse ikka selgeks. Ja ravida on ka vaja inimestega, mitte haigust. Sageli saadakse ühest haigusest lahti, aga sureb teise haigusega. Ravimise tagajärjed on Sureb ravimise tagajärjed. See on väga must nali, aga mõni jääb lolliks kooli tõttu. Sellepärast, et tema individuaalsed iseärastused lihtsalt nivelleeriti maha. See, mis tal oli tugev, sellest pole üldse tähtsust ja see, mis tal oli nõrk, sellega tegelda, aga see üle keskpärase ei vea. Niisiis, ikkagi põhiprotsessiks on lapse areng ja kõik, mis soodustab arengut, on teretulnud ja kõik, mis takistab, seda ei tohiks olla, sellest võiks vabaneda. Aga see tähendab, et igal ööl on individuaalne kava ja midagi on ühist. Aga kõigil on kavar ja vaata selle mõtte juurde ka väga tugevasti lisas seesama koroonakriisi tõttu ja päris huvitav oli vaadata, kuidas õpetajad ja lapsed selle pandeemia ajal käitusid. Mõned olid nagu kalad vees, mõnel nii õudselt meeldis. Lõpuks ometi hommikul ilusti magada välja, siis ja ega kuningates ka väga palju koolis ei ole käinud. Silmapaistvad isikud on tekkinud ikka mingi teisel teel, mitte niisuguse frontaalõppe kaudu, hindamiskeskse frontaalõppe kaudu, retrospektiivse õppega. Ei tule, tuleb keskpärast. Väga head ei tule mitte midagi. Ja kui õpetaja ka põhiliselt tegeleb mahajääjatega ja nende, kes korda rikuvad ja nii edasi, siis need, kes suudaksid ja kellel on loodus helde olnud või looja, ma ei tea, kuidas keegi vaatab, need on oma päi ja nendest ei saa midagi ka. Läheb kaduma. See kõige kallim, mis üldse on rahvalt, läheb kaduma. Aga hakkab kaduma minema juba parajaselt lapse eas muidugi. Selleks ajaks, kui kooli jõuavad, siis on juba läinud kõik, pole enam. Mälestust ka pole. Ma arvan, et see küsimus on lasteaedniku seisukohalt üks esimesest 3 küsimust üldse, kui mitte kõige tähtsam. Ande varajane avastamine ja hoidmine ja vanematele toeks olemine, et avastada lapse anne ja teha kõik võimalik, et see anne muutuks võimesteks. See on fantastilise tähtsusega küsimus. Mis asi veel tähtsam on, võib-olla, kui siis armastus? Ja nüüd, kui need arengutegurid ilusti lahti võtta, siis jällegi ma ikka nüüd kordan, vabandust, aga ikkagi rahuloluks annab alust ikkagi süsteemsus. Tegurite süsteemsus. Mitte ühega tegeleme, teisega ka, kui aega saab. Ja siis võib olla 3. ka. See on aja raiskamine, mulje jätmine kellegi näimiseks mõeldud tegevus, mitte tõeline. Ehedat on vaja, mitte näimiseks. Ja see süsteemsuse näide on see, et Ülole väga ei meeldi, et ma seda ütlen, aga siis, kui ma esimest korda Üloga kokku sain, siis ma ei teadnud seda, aga Ülo oli Aadu Luukase parem käsi. Ehk siis Ülo oli see isik, kelle teooria baasil PAK-terminal loodi. Ehk kogu see... Ta oli ikka loodud juba. No ta oli loodud, aga see efektiivsus ja see, kus ta sai selle 90% rentaabluse, see tekkis tänu sellele süsteemsusele. Kõik elemendid olid haaratud, kõik olid korraga tähelepanu all ja see pole vahet, mis eluvaldkond see on. Kui sa süsteemselt lähened, siis PAK-terminaliga võrreldav efektiivsus on võimalik saavutada ja sellepärast ma ütlen, et see sama raamatukene ongi selline väikene spikker selleks. Ma ei ole tegelikult ei taha seda täideta, aga kuna Indrek ta siia praegu tõi, ma räägin ühe väikse nalja sinna vahele. Meil siuke ohkud. Et nad tegid seal palju asju ringi, põhimõtteliselt ära, aga hollandlased
Pakk-Terminal on Hollandi ettevõte, eks ole, siin on filiaal. Ja üle maakera on igal pool, need Pakk-Terminal. Ja siis tulevad siia ja siis kuidagi niimoodi häbelikult ütlevad, et noh, bluffida võib. No kõik bluffivad, no kõik liialdavad. Aga nii palju ei tohi. Üldse bluffid. Ei, aga nüüd, kui jällegi tuleb meie asjade juurde tagasi, Kaukaasias öeldakse, tuleme nüüd oma lammaste juurde tagasi. Süsteemsus ise on tohutu tähtsusega. Ja mittesüsteemne tegutsemine on pigem näimiseks mõeldud tegema. Mitte tõeline, mitte ehe. Ja noh, nii mõneski kohas näeme seda. Ja tähtis on, et me kõigepealt teeme üldse vahet, et on ehe ja siis on surrogaadid, näimiseks mõeldud asjad. Ja selle koha peal ma nüüd tahaksin korraks mõtte tuua igasuguse konkureerimise ja võistlemise juurde. Minu arvates peaks olema rangelt keelatud õppekasutusasutustes mingisugune võrdlemine ja võistlemine. Rangelt keelatud. Noh, ütleme siis veel pikaks ajaks vangi panna. Igaüks, kes teeb seda. Edasi viib koostöö. Vastastikku üksteisele edu saavutamiseks eelduste loomine, üksteisele täiendamine, üksteise abistamine, mitte konkureerimine. Ja hindamiskeskne kool ei ole hea. Hindamine on saatanast, kes tahab vaielda. Eriti veel hindamine, kus kriteeriumide süsteemi tegelikult ei ole. Mõningates õppeainetes on kriteeriumid. Noh, vaatame võõrkeeles seal, noh viga, emakeeles ka, õige keeles, mitu viga valesti kirjutad, jätad tähti vahele ja kokku lahku kirjutamine ja reeglid tekud ja seal loed need vead kokku ja siis ongi. Noh, kui nii palju vigu, siis on 2 või siis on, ma ei tea, F. Aga võtame kunsti, võtame kirjanduse, võtame seal ükskõik missuguse jutustava aine. Ja seal kõiges on ju ikkagi täielik mõttetus. Ja kui need kriteeriumid pealegi on meil ühel ühed ja teisel teised ja kodus 3. ja nii edasi, siis vaene laps. Ja siis kujunevad hinded, kujunevad eesmärgiks ja keegi täpselt ei tea, mis see tähendab, aga ikkagi. No ja mis siis vahendiks on? Siis laps kujuneb vahendiks. Kui miski on, kui lapse areng ei ole eesmärk ja eesmärgiks on midagi muud, siis on laps vahendiks see eesmärkide saavutamisel. See eesmärgi ja vahendi suhe, see on fundamentaalse tähtsusega. Kas keegi tahaks vaielda? Lapsed ise ei hinda, ta näeb, et on ilusad pilt. Jah, muidugi, aga ega ta ei pane hindeid endale. Hinnata ikka võib, aga hindeid ei. Rääkida, et see on ilus ja selle poolest hästi ja ikka räägime. Ja kui keegi ütleb kellelgi, et sul on ilus soeng, ilus kleit, siis võib öelda aitäh. Aga ei pane, et kleit on 5. Lolliks läinud. Ja nüüd vaata, üks niisugune väga-väga tähtis asi on see, et väärtuste keskne. Lasteaed peab ka kasvatus peab olema väärtuste keskne, on nii ju? Ma arvan, et see on üks eksitav mõtteviis. Vaatame korraks natuke lähemalt. Kui me räägime väärtustest, siis
peab ikka väga täpsustama, missugused väärtused. Igasugused väärtused. Raha on ka väärtus ja võim on väärtus ja väärtus on igasugused. Aga kui me kasvatusprotsessis käsitleme väärtusi, siis peab täpsustama, missugused väärtused. Esimene. Teiseks, väärtused toimivad koos normidega. Väärtused normid koostanud, nad ei toimi eraldi. Kolmandaks, müüdid ja tabud käivad samasse ritta. Müüdid on üliväärtused. Tabud on ülinormid. Tabud on 10 käsku on tabud, eks ole, mida ei tee. Ja seal ei ole, et võib-olla teeks. Ei tee, kõik punkt. Ja müüdid on, erinevates kultuurides on erinevad müüdid. Eesti kultuuris näiteks on müüdiks on ema. Eesti kultuuris on müüdiks on loodus. Ja looja, üldse looja ja loodus. Ja nüüd, teistel rahvastel on teised müüdid, see päris huvitav asi on. Ja, aga nüüd, mida südames kantakse? Üldse mitte väärtusi. Südames kantakse voorus keskenduda. Kui te võtate siin antiikfilosoofid lahti ja mida väga soovitan, te leiate, et nemad rajasid kogu oma kasvatusfilosoofia vooruste peal. Ma küsisin umbes 6. klassi tüdrukute käest, grupi käest, spetsiaalselt viisin juttu, ma tahtsin vaadata, tead, see sõna. Aga üks hakkas silmi veitma, natuke vaatab nurka ja siis ma küsin, ma tean küll, mis see on? See on tüdruk, kes ei anna poistele kohe kätte. Aga ikkagi tegelikult ei olnud kuulnud midagi. Kasvatussüsteem minu arvates on vooruste süsteem. Siin selles pakis on ka üks mudel on vooruste kohta. Ja aated, ideaalid. Ja ma arvan, et lasteaias kujunevad need kõik. Muide, alused kujunevad koolieelses eas. Enne 7. eluaastat. Ja poisid peavad kasvama meesteks. Tüdrukud peavad kasvama naisteks. Ja keegi ei või kasvada mingisuguseks kesksoolis. Naiselikkus, mehelikkus, õiglus, ausus, töökus, väärikus, need on kõik ühe asjad. Ja ükski neist ei ole vähe tähtis. Kes tahab vaielda? Ja see kõik kokku kasvatus. Kasvatus on kahtlemata primaarne, õpe on sekundaarne. Kes tahab vaielda? Tähtis kahte. Kogu aeg on vastupidi ju. Kusjuures jälle rõhutan, et õppe, kasvatuse ja kogemuse ühtsus on see, mis meil toimub. Aga primaarne on siin kasvatus. Primaarne. Ja see kasvatuse osa muidugi nüüd on kõige nõrgem läbi töötatud. Ma arvan, et ka õpetajate ettevalmistuses on see osa väga nõrk. Järgmine punkt, mida ma tahaksin paluda, et vaatame, mõtleme edasi. Et kuidas inimene ikkagi tunnetab ennast ja maailma ja ümbrust ja kõiki enda ümber. Ja siin on nüüd vähemalt 6 tunnetusteed. Mina ei tea rohkem, võib-olla kui te avastate, öelge mulle ka. Esimene tunnetustee ongi siis argitunnetus. See tunnetus, mille inimene omandab koos emakeelega. Õpib vaatama, et nii, et näeks ka ja kuulama nii, et kuuleks. Mitte ainult sõna kuulama, vaid kuulama. Kuulamine on palju raskem kui rääkimine. Praegu mul on palju kergem kui teil. Mõte on peas ja ma ütlen selle välja, aga te peate kogu aeg ära arvama, mis ma mõtlesin, kui ma niimoodi ütlesin.
ja mis ma siis mõtlesin, kui ma jätsin mõne tähtsa asja üldse ütlemata. Võib-olla see oligi kõige tähtsam. Aga ja nõnda edasi, nii siis kuulama. Nüüd, aga argitunnetusele lisaks tekib kunstiline tunnetus, kus on harmoonia ja seosed ja terviklikkus ja ilu ja see kunstiline tunnetus, et näed ilu endas ja teistes ja end ümbritsevas looduses igal pool. Silm on teritatud märkama seda, mis on tõesti kaunis. Ja edasi tuleb, ma ei tea edasi, järgmine on filosoofiline tunnetus. Kui sa näed tervikut ja osa, tervik, alasüsteemid, metasüsteemid, hakkad taipama seoste sõltuvuste süsteemi, hakkad järsku aru saama, kuidas eriline üksik ja üldine seonduvad, kuidas regulatsioonitasandid eristuvad, kuidas tekib üldse ühtsus ja nii edasi. Religioosne tunnetus, kus see inimene hakkab jagama tasapisi, mis on kõiksus ja mis on igavikuline ja kus on kui ma nüüd teen veel ühe niisuguse, tõstan siin, et näiteks huvi on ju tohutu tähtis, eks ole. Ja üks haridusminister, kõige pikem, kes on olnud, rääkis iga päev huvist, eks ole. Huvi kool ja huviharidus ja kui selle loogika järgi minna, siis on ju tähelepanuharidus ja mõtlemisharidus ja aistinguharidus ja üks lollus teise otsa. Mis jutt see on? Huvi on igasuguses eesmärgistatud tegevuses väga oluline. Huvi on. Kui huvi ei ole, siis midagi, ta ei tegele üldse. Huvi äratamine, huvi hoidmine, huvi avardamine ja süvendamine, see kõik on tähtis küll. Aga sellest on kasu juhul, kui on tahe. Tahe on vähemalt sama tähtis kui huvi. Ei jäta pooleli, ei anna alla, raskusi ületad ja tahti jõudu on vaja. Ma olen siin ka väiksel jämsi oma lastele ja teistele varbad riidekapi alla ja selili nagu vastu põlvi. Kui enam ei jõua, siis 2 korda veel. Ja see on ahistamine. Ei ole midagi. Kui ei ole tahte jõudu, siis iga näda vares jääb alla elus igale asjale. Tahe on vähemalt sama tähtis kui huvi. Aga siis on usk veel. Kolmandaks, peab uskuma, et me teeme õiget asja, see on vajalik, see on õige, peab uskuma vanemaid, peab uskuma õpetajad, peab uskuma seda asja, tulevikku, kõike see asja. Usk on vähemalt sama tähtis ka ju. Ja see, mis on tõesti väärtuslik, on huvi, tahte ja usu ühtsus. Mitte üks, teine või 3. Kõik 3. Kui üks nendest 3 puudub, midagi kasu teistest ka ju. Kes tahab vaielda? Jälle ei taha. Ja see, mis on päris, mille laps ikkagi selgeks võtab ja omaks võtab ja lapse vanemad sama asi, on mitte see, mida talle rääkida, vaid see, mis ise välja mõtleb. Tuleb aidata neid tasemele, kus ta suudab ise välja mõelda seda, mis on talle vaja. Ja ikkagi üks niisugune kuldreegel, mida ma olen siin ikkagi enda arvates niisugune tähtis reegel. Ära räägi lapsele seda, mida ta võiks mõelda välja ise. Aita teda tasemele, kus ta välja mõtleb. Ahaa, elamus tekib. Ja siis tuleb pai teha vähemalt. Ja see on ikka tark tüdruk ja tark poiss vaatab. Mõtled, kuidas sa küll oskad niimoodi. Sa oled ikka tark küll tõesti. Ja tiivad kasvavad inimesele selge kohe silma nähtavad. Ja see vaimustus ja rõõm on õudselt tähtis. Ja tigedus ja niisugune hirm ja et nüüd saad karistada selle eest, nüüd saad pahandada selle eest, nüüd kogu aeg on midagi valvasti. See tekitab väsimust. Väsinud laps ei õpi midagi. Unistab, et ükskord minema saab. Ja et sulle knopka tagumikuga. Ja ma ei tea, see tekitab trotsi ja pahameelt ja
natuke tigedust ja üks asja. Tigedus tekitab tigedust, jõhkrus jõhkrust, hoolimatus hoolimatust. Ükskõiksus tekitab ükskõiksust. Südamlikkus tekitab südamlikkust. Kõik need sama asja. Ja see kokkuvõttes on kasvatus.